Kokk Portos esitleb. Täna olen ma Lääne-Virumaal Inju külas, kus on kuusetalu ja see on väga populaarne oma kuusete mesilaste poolest ja sinna ma nüüd ka suundun. Tere, peremees! Oi, tervist! Rõõm näha, mina olen Tõnis. Martin, mina. Väga meeldiv. Mul on küllaltki kõhe muidugi olla siin praegu ilma sellise kostüümita, aga mis sul teoks siin on? Mõtlesin, et võtan mõne raami vett välja, kui on mida võtta. Tundub olevat. Kas see on selline töö, kus ma saan siin kuidagimoodi ka aidata? Ja ma arvan küll, et aga igaks juhuks pane kostüüm selga. Üldiselt nad on meil sõbralikud. Inju tõugu. Mis tõugu? Inju tõugu. See tuleb selle... No see on ju küla. Just, selle koha järgi. Kas sa panid mesilastele nimetuse oma küla järgi? Ei, see on natukene läbi huumoriprisma. Ütleme nii, et Inju külas on huumorimehed olemas või? Absoluutselt. Nii, siin tõmbad maha ilusti. Just. Siia samma katsun need niimoodi, et taru sisse kukuvad ja saadki proovida. Võt, lihtne. Tundub väga turvaline tegevus. Jaa. Palju sul mesitarusid kokku on siin? Ma arvan, praegusel hetkel kuskil 150 kandis. Oota, 150 taru, siis oskad sa öelda ka, mitu mesilast sul kokku on? Peakorja ajal, siis kui mesilasi on tarus kõige rohkem, siis on 80 kuni 120 000 mesilast ühes tarus. Sõltuvalt siis pere suurusest. See teeb ikka siin ju väga suure populatsiooni. Ütleme niimoodi, et töötajaid on meil palju, jah, siis kui on see hooaeg. Mitu korda ise oled siin sutsata saanud? No ma arvan, et ühe korraga kõige rohkem 100 nõela. See oli päris algus. Ühe korraga 100? Sa teed nalja praegu? Ei. 100? See juhtus siin samas aias, kui me võtsime ühte oma esimest sülemit maha, mis meile saabus, millest ajendatuna me kunagi ka mesinikeks hakkasime. Aga meil ei olnud kärjakandekasti, mille sisse mesilasi siis puu otsast maha võetakse. Ja oli selleks pappkast. Ja ema hüüdis, et kuule, tule appi, et võtame koos maha. Meil kostüümi ka ei olnud. Aga siis ta ütles, et oi, et aga sülemid ei olegi kurjad, mis tegelikult vastab tõele. Aga ma sain hiljem teada, et see konkreetne oli erand. Ja minu töö oli siis hoida seda pappkasti, kuhu sisse ema pidi nad oksa küljest raputama just üleval, seal pea kohal õunapuu oksa all. Sülem kukkus sealt õunapuu otsast kasti sisse, aga sülem oli nii raske, circa 5-6 kilone, et selle hooga ta kukkus läbi selle kasti põhja. Minul oli seljas ainult tõhuke T-särk ja lühikesed püksid. Ja siis nad pogesid mulle kaenla alla ja noh, kõik jälle. Siin on siis pesakorpus, kus siis mesilas ema ringi jalutab põhjana. Siin on kõrvaargid. Ja kus emamesilane on? Emamesilane jalutab siin samas ringi. Ja kui sa nüüd hoolega vaatad, siis sa näed teda ise ka. Just. Vaadake, ta on sellise... Miks tal peas on temal selline... Roheline täpp. Roheline täpp. See on sellepärast, et me paremini ta tarust üles leiaksime. Siin on juba munad sees, mis on ära kanetatud. Need hakkavad siit välja ronima vaikselt juba. Mõni aeg veel, näed, üks tulebki. Näe, siin samas. Näe, närib maha endal. Ja ma olen siin sõbrad eemal, näed, üks sünnib praegu parasjagu. Ma tahaks olla ta risti isa lausa. Okei. Teeme siis, et sina oled tema risti isa. Mis me talle nimeks paneme? Paneme talle nimeks Luule. Luule on kena eesti nimi. Tule Luule. Luule. Me räägime siin kogu aeg ema mesilasest, aga kus isa mesilane on siis? Isa mesilasi siin tarus on suhteliselt vähe, sellepärast, et meil selle ema näol on juba paar olnud emaga siis tegemist. Aga üks isa mesilane on näiteks siin samas. Näed, ta on teistest oluliselt suurem. Ja võrreldes siis teiste mesilastega, kes on siuksed, et kui nad pahuraks saavad ja nõelama kipuvad, siis temal nõela üldse ei ole. Temal on see nõelamehhanism varustatud hoopis teise kaadervärgiga. Tema lähebki sinna samasse auku, kus on see muna pandud. Tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis paarumine toimub õhus 5-6 meetri kõrgusel ja 12 kuni 20 lesega. Pidu. Korralik. Kuule, aga lähme siis vuritama. Sobib mulle väga hästi. Olgu. Meie kärjed on siin. Nõnna, mis ma just tegema hakkan? Kuule, kui sa paneksid siia masinasse ühe kärje... Mis masin see on? See on lahti kaanetaja, ehk siis ta teeb mesiniku tööd oluliselt lihtsamaks, võtab automaatselt meie raamil kärjekaanetusi maha. Kui 21. juulil on avatud olude päev, siis mida te siin pakute, mida näha saab? Näitame, kuidas siis mett vurritatakse, millised on meie raamid, kuidas kaanetusmasin töötab, kuidas mett sõelutakse, räägime sellest. Ja siit ta läheb kuhu? Meevurri. Kodus siis, seal kus mesitarud on, näitamegi emamesilast, hea ilma korral, isamesilast, töömesilast,
näitame, milliseid erinevaid tarutüüpe on olemas. Ühesõnaga kõik see, mis käib ühe korraliku mesindustalu juurde. Absoluutselt. Siin on selle talu toodang, siin on näiteks mesi astelpõõõliga, näiteks on ka mesi ingveriga, muidugi tatramesi, teeme ka proovi. Siin on mesi, kas on maasikaga vist? Päris hea. Aga kõige pöörasem asi on maitseainetega mesi lihatoitudele. Soolane mesi. Alati. Iga soolas otsa jääb alati üks magustuv mett. Seega olete oodatud 21. juulil siia Inju meemajja.